Mõisaküla kooli ajalugu sai alguse 1905. aastal, kui kohalik ühiskonnaaktivist Jaan Sihver asutas Mõisakülas 2-klassilise erakooli. Tegemist oli esimese kooliga, mis Mõisakülas avati ja just siit sai alguse kooli pikk ja mitmekesine ajalugu. Mina olen Maire Raieste. Ma tulin Mõisaküla kooli eesti keele ja kirjandusõpetajaks 1980. aastal. Järgmisel aastal selle kõrvalt hakkasin tegelema kooli ja klassivälise kasvatustööga. Olin selle organisaator, hiljem nimetati see ametikoht huvijuhi ametikohaks 1994. aastast kuni 2007. aastani õppealajuhataja Mõisaküla keskkoolis. Aastakese enne 2007. aastat jõudsin ma veel olla viimane Mõisaküla keskkooli direktor ja siis pärast 2007. kuni 2011. aastani Mõisaküla kooli direktori ametis. Ja eesti keele ja kirjandusõpetaja ametit olen ikka selle kõrvalt osakoormusega 1 klassiga teinud. 1906. aastal suleti Jaan Sihveri loodud erakool. Peale seda oli Mõisakülas ja selle ümber tegutsenud mitmeid koole. Kuniks 1944. aastal põles suur osa Mõisakülast maha. Elanike soov oli linn taas elujõuliseks muuta ning hakati nõudma keskkooli ehitamist. Ta on kandnud ka erinevaid nimetusi, küll on ta raudteekool olnud, raudteevalitsusele allunud, hiljem siis tänapäevases mõistes haridusministeeriumile. 50. aastal, kui siin keskkool loodi, moodustati, siis kool toimis nii-öelda vanas koolimajas, mis oli Posti tänaval. Praegu on selle koha peal ainult mälestuskivi seal raudtee ääres. Ja see uus koolimaja, see valmis 1973. 1984 kuni 1995 olid üle 10 aasta siis, olid Kamara lasteaia juures Mõisaküla kooli esimene ja hiljem ka 2. klass. Kamara sovhoosi direktori Rein Männiku toetusel, tänu kellele ka tegelikult Mõisaküla viilhall valmis. Mina olen Maile Kreepsap ja gümnaasiumiõpetaja ja olen Mõisaküla kooli vilistlane. Ma olen ise siin koolis käinud, siis õpetajana minu esimene töökoht oli Mõisaküla kool. Tegelikult siin koolis on käinud ka minu vana-vanaema, siis on vanaisa käinud mul siin koolis. Ema on kuni 7. klassini käinud Mõisaküla koolis, et niimoodi nagu mitme põlvkonna vältel oleme selle kooliga olnud seotud. Mina tulin kooli aastal 1985. Nõukaaeg oli koolivorm, reeglid olid ikkagi väga ranged, et võib-olla sellepärast ka pühenduti õppimisele rohkem. Me läksime sinna Posti tänava koolimajja, mille kohta öeldi, et see on vana koolimaja. Et see oli siis selline puumaja, siuke vanaaegne trepp läks sinna üles teisele korrusele, seal oli ahikütte, seal alumisel korrusel olid meil siis riietehoiud, seal esimesel korrusel oli ka spordisaal, sest meil seda viilhalli siin veel ei olnud ja siis seal all võimlas toimusid ka teiste klasside kehalise tunnid. Selles majas oli veel ka internaat. Et Mõisaküla kooli juures oli internaat, kus siis ööbisid need lapsed, kes olid kaugemalt maapiirkonnast ja kellel ei oleks olnud võimalik bussiga käia kogu aeg koolis. Mõisaküla koolis oli väga tähtsal kohal huvitegevus. Tegeleti palju muusika ja spordiga ning käidi kooli esindamas erinevatel olümpiaadidel. Kindlasti lastel on väga oodatud, mis on aastakümneid olnud, on kooli jõulupeod nagu igas koolis. Iga kuu toimus koolis üks suur eeskavaga pidu. Iga klass valmistas selle ette ja need ka parimad esinemisnumbrid läksid siis sinna. Ja 80. aastatel, 90. alguses veel mitte ainult üks kord ei olnud koolis pidu, vaid lapsed tahtsid tantsida ja 3 korda kuus oli kokku pidu. Üks oli eeskavaga ja 2 oli tantsupeod.
Aino Lähets, hiljem ka Toomas Riiet tegid suuri uhkeid ekskursioone ka teistesse vabariikidesse. Ei direktor ega õppealajuhataja ei sundinud midagi tegema. Need olid sellised tavapärased igapäevased asjad, lapsed olid väga uudishimulikud, õpetajad olid laialdaste teadmistega ja üritasid neile kõike nagu edasi anda. Ja väga hea meelega õpiti ja tehti kõike hoolsalt kaasa. Õpetajad olid väga tugevad ja nendest peeti lugu. Mõisaküla kool ei olnud lihtsalt õppekoht, vaid tegu oli kogukonna ja linna südamega. Esimene kokkupuude oli siinsamas peaukse ees kõikide õpetajatega ja koolidirektoriga. Oli üks traktor ja suur mullahunnik oli ja õpetajad viskasid kõik seda mulda seal laiali. Nad olid tööle pandud. Õhkkond oli selline positiivne. Ja võib-olla see, mis oli väga Mõisaküla kooli moodi, kuigi olid väikesed klassid, siis klassid hoidsid väga kokku, õpilased hoidsid väga kokku. Minul on oma kooliajast meelde jäänud kõige rohkem minu algklasside õpetaja Ülle Alliste, kes tegelikult pani kõigele edasisele ka juba aluse, et ta oli lihtsalt nii nõudlik ja tugev õpetaja, et saime hästi tugeva põhja alla. Ta pani meid võistlema, et seina peal olid mingisugused pikad tabelid näiteks, kuhu ta korjas mingid linnukesi või siis oli veel ka oktoobrilaste aeg, et ta korjas sinna viisnurki, et kes on tublim olnud, et siis sai endale ühe viisnurga sinna ja kõik tahtsid olla tublimad. Siis, mis väga mind motiveeris, et ta alati veerandi lõpus andis sellise kiituskirja ja need kiituskirjad olid siis iga kord isesugused, et ta ise joonistas need kiituskirjad. Ja eriti on mul meelde jäänud õpetaja Mart Reiteli korraldatud ekskursioonid, et need tundusid hästi sellised tihedad, et tal oli tehtud näiteks Põhja-Eesti või Lõuna-Eesti selline ekskursioon ja siis tal oli hästi palju selliseid kultuuriloolisi objekte, et näiteks me pidime käima ka mingites surnuaedades näiteks vaatama, et kuhu kuulsad Eesti kultuuritegelased on maetud. See oli väga tore, et ta tegi meiega sellist tööd ja viis meid väga erinevatesse just kultuuriloo seisukohalt olulistesse kohtadesse. Mis mulle veel oma kooliajast on meelde jäänud, on see, et ma arvan, et ma käisin siis 5. klassis, et siis meil tehti siia Mõisakülla näitering ja seal näiteringis olidki minu klassi õpilased, seda siis organiseeris ühe minu klassivenna ema ja siis 5. klassis me saime minna jõulude ajal Soome, et see oli midagi sellist väga uut. See oli mulle üks hästi suur elamus kooliajast, et kuhu ka samamoodi saime nagu klassikaaslastega minna, et väga mitmed õpilased minu klassist osalesid seal töös. Näiteringitöös. Nii et kui ma mäletan, 1994. aastal oli lapsi 293 Mõisaküla koolis, olid liitklassid, aga õpetaja Aino Lähets on mäletanud, kui tema 70-ndatel tuli Mõisaküla kooli, oli siin lausa 330 õpilast. Nii et 2005. aastaks, kui oli koolijuht siin Piret Koorep, tema on märkinud, et see oli 127 õpilast ja kui mina lahkusin, siis oli 64. Nii et kogu aeg on see väga mõjutanud see, et ei ole töökohti olnud Mõisaküla linnas. See kooli sulgemise tee algas juba enne 2000. aastaid. Ütleme, kui kooli õpilaste arv järjest vähenes ja ei olnud siin vanematel enam töökohti ja lapsed viidi ka koos peredega läksid mujale ja igal aastal oli siin ikka väga palju lahkumisi, küll oli 10 õpilast suve jooksul, kolisid lausa 25 õpilast jäi koolist vähemaks, kahtlemata see mõjutas. Mõjutas ka neid õpilasi, kes siia jäid, kes ei saanud minna.
Mõisaküla kooli enam ju ei ole, aga ma arvan, et Mõisaküla kool on ikkagi Mõisakülas olnud väga oluline väga mitmete põlvkondade vältel. Et tegelikult on meie koolist ju ikkagi väga palju selliseid tublisid inimesi kasvanud, kes on Eesti arengule palju kaasa saanud aidata. Tänaseks on kooli sulgemisest möödas juba mitu aastat. Seinad, mis kunagi täitusid naeru, sagimise ja õppetöö helidega, on nüüd vaikinud, aga mälestused neist hetkedest ei kao kunagi. Iga samm mööda koridore, iga naeratus ja iga sõna jääb siia peidetuna, kuni me neid mäletame. Kuigi uksed on kinni, elab kool edasi meie lugudes ja südames.